kuulama meie podcasti nimega Teel, kus me eranditult räägime üliägedate naistega ettevõtlusest, elust ja lastest. Mina olen Annika Tell ja ma olen täna super elevil, sest meil on selline külaline, kelle poole mina alati vaatan suure inspiratsiooniga. Ja Marika on inimene, kes iga kord, kui ma temaga kohtun, temast kiirgub sellist sära ja energiat, et ma tunnen juba seda, et kui ma lihtsalt saan tema ümbruses või läheduses viibida, siis ma juba olen nagu selle võrra parem ja ägedam inimene. Ja Marikast nii palju, et Marika küll on Eestist pärit, aga nüüd elanud väga pikalt Rootsis, kus tal on oma üliäge tantsukool ja seal on siis 750 õpilast ja 25 õpetajat, et see on selline ikkagi mega suur asi ja saavutus. Ja Marika tegelikult on siis üles ehitanud ikka väga suure asja võõras riigis, võõras keeles. Nii et kui me tunneme vahest, et siin Eestis on oma ettevõtlust keeruline teha, siis kujuta ette, et sa teed seda täiesti teises riigis ja teises kultuuris ja oma väikese lapse kõrvalt. Nii et üliäge. Aga ühel hetkel Marika keha ütles ka, et stopp, aitab, et vist on vaja nüüd midagi muuta. Ja siis räägimegi täna sellest, et mis siis tuli muuta, kuidas aru saada, kui on vaja midagi muuta. Ja ka minu arust on täiesti imetlusväärne see, et Marika on oma mehega koos olnud 41 aastat. Ja kui ma vaatan nii-öelda sotsiaalmeediast vähemasti neid postitusi, siis mulle tundub, et see säde ja sära ja kõik on seal endiselt alles. Nii et selle kohta kindlasti ma tahaks ka uurida, et kuidas hoida sellist suhet nii elavana ja nii ägedana nii pikalt. Nii et lähme siis teele ja tere tulemast, armas Marika, meie podcasti. Suur aitäh, milline fantastiline sissejuhatus, Annika. Aitäh sulle ja ma pean samamoodi omalt poolt ütlema seda, et ka mina olen imetlenud sind, sest ühel aastal me ju koos kandideerisime Edu Akadeemia sellele enesearengu festivalile ja siis oli niimoodi, et sina võitsid mind ja mina jäin teiseks ja eelmine aasta ma konkureerisin uuesti ja siis ma jäin uuesti teisele kohale, Kai Oja siis võitis. Aga siis me olime juba sinuga ka koos selles Roland Tocco Mastermindis, kust me siis oleme saanud teineteisega kohtuda ja ma ütlen sedasama sinu kohta, sest et tavaliselt on niimoodi, et kui me tunneme kedagi, kes meile õudselt meeldib, siis tegelikult tekib seesama peegeldus, mis on sinus kõik olemas. Ja absoluutselt. Nii et on olnud selline äge tunda üksteist ja veeta need hetked koos, mis on olnud. Ja selles mõttes ma olen nii tänulik, et täna saame ka mõnusalt lobiseda. Ja muidu meil on kogu aeg kiire mõlemal. Just. Aga Marika, räägi meile, kuidas see sinu teekond siis alguse sai, et kuidas sa jõudsid Rootsi üldse ja kuidas sa seal siis hakkasid kõike seda üles ehitama, et see tundub kõik nagu nii uskumatult põnev. Ma alustan siis päris algusest peale. Ma olin Tallinnas siis ülikooli lõpetanud selle tantsujuhtimise eriala ja töötasin ju samal ajal siis räägime aastatest peale ülikooli lõpetamist 85 kuni 88. Ma töötasin siis treeneriga, näiteks aeroobikatreenerina ja olin professionaalne tantsija tollel hetkel siis sellistes klubides nagu või restoranides, kus oli siis see programmid ja see tantsuhuvi oli mul selles mõttes hästi suur, et mul meeldis ka olla õpetaja. Ma võtan vahepeal vett natuke millegipärast. Et see tantsuõpetaja roll on mulle nagu väga meeldinud ja mulle meeldis ka see, mis toimub siis, kui sa tahad olla lavastaja. Ja ma töötasin enne Rootsi minekut hästi palju Tallinna moemajale ja tegin näiteks sellisele firmale nagu Bastion moeetendusi ja samuti ka siis teistele kaubamärkidele nagu tollel ajal Clementi ja Ivo Nicola ja nii edasi.
aga siis 88 oli nimelt nii, et mu abikaasa sai töö Soomes ja sealt edasi Rootsi. Ja kuna see oli endine Nõukogude Eesti meil sellel ajal, siis tema igal juhul otsustas, et tema enam tagasi ei tule ja jääbki sinna Rootsisse, mille peale ega mul midagi muud palju öelda ei olnud, sellepärast et laps oli väike ja oligi niimoodi, et see oli nagu meie ühine otsus, et okei, tuleb mul ilmselt oodata aasta aega, enne kui ma saan talle järgi minna. vana su laps siis oli? Hendrik oli 2,5. Vau, et siis jäid korraks Eestisse täitsa üksinda, on Ja ju? täiesti üksinda olin Eestis aasta aega, enne kui sain Rootsi järgi minna. Ja, ja siit ma võin öelda just seda, et näiteks just teile emadele kõigile, et minul oli hästi oluline, kui laps sündis, siis ma tahtsin uuesti lavale tagasi. Ja see ei olnud mitte sellepärast, et ma tahtsin lavale tagasi, et et ma ei oleks olnud nagu mõtleme halb ema või et noh, et mis mõttes on ju, hakkab õhtuti jälle laval kuskil ära käima aga see oli nagu enesearengu mõttes hästi oluline punkt, et sa väärtustad iseennast, see on sinu töö. See on see, mida sa oled õppinud ja selles suhtes oli meil mehega ka kokkulepe, et ta nagu kunagi ei keela mind millekski või kunagi ei tee mingeid takistusi, mis puudutab just minu tööd. Ja ma olen siiani ülitänulik oma perekonnale, sest tantsukooli juhtimine ei ole nali. See on 7 päeva nädalas lahti, kella 3-st kella 10-ni õhtul ja niimoodi pool aastat. Ja kui palju on selliseid mehi, kes suudaksid näiteks toetada oma naist sellise ettevõtmise kõrval, et teha oma naisele näiteks aastas 360 päeva süüa. Kui ta tuleb koju, siis ta on ju, tahab ju ka süüa. Ja samamoodi ka lapse suhtes, et poeg praktiliselt kasvas meiega koos, seepärast et meil ei olnud, kui me siia jõudsime, vanavanemaid, kuhu teda viia. Ta on mul olnud kaasas kõikides proovides, teleülekannetes, lava taga samamoodi. Nii et see on olnud selline elu, kus tulebki arvestada sellega, et mõnikord peab lihtsalt laps leppima sellega, et ta on kaasas ema või isa juures. Mhm. No nii lahe, mulle nii meeldib see, kuidas sa tõid välja, et ikkagi, et hoolimata sellest, et sa oled ema, on sul ikkagi ka eneseteostus, on ju, mis on oluline ja milleks sa oled tegelikult pikalt õppinud ja ette valmistanud ja kõike seda teinud, et ja nii tore, et mulle tundub ka, et te mehega kohe nagu läbi rääkisite algusest peale, et kuidas see süsteem saab olema, aga kuidas sa jõudsid selleni, et sa kolisid, on ju, Rootsi, kõik on uus, ega sa ju rootsi keelt ka ei osanud? Ei osanud? Ma hakkasin Eestis õppima natukene, noh, ja ma oskasin öelda hei ja hei too ja võib-olla veel mingisugused sellised üksikud sõnad. Aga ma räägin teile loo, kuidas see Rootsis siis algas, oli nimelt niimoodi, et 89. aastal sõitis Eestisse selle SAS-i ajakirja, Skanorama ajakirjale tegema lugu Eestist 2 rootslast, Brita Rossander ja tema abikaasa. Ja no loomulikult nad külastasid siis tollel ajal seda Bastioni modellikooli, kus ma õpetasin kõiki modelle ilusti laval kõndima. Ja see Brita andis mulle visiitkaardi ja ütles mulle niimoodi, et kui sa Rootsi tuled, siis võta minuga ühendust. Ja tema oli selles mõttes äge naine, sest ta töötas ajakirjanikuna, ta töötab siiamaani ajakirjanikuna ja ta oli hea selline nagu suhete, kuidas öelda, selline niiditõmbaja. Ja ta tutvustas mind tollel hetkel siis Stockholms Messani sellele Margareeta Oleiниkovile, kes korraldas kõiki messe ja nad koos otsustasid, et äge, me sõidame Eestisse ja vaatame, kas me saame Eestist tuua mõne disaineri siia Rootsi moemessile. Ja me sõitsime koos, siis Brita ja mina ja Margareeta Eestisse ja me valisime välja Ivo Nikolo. Ja sellest sai alguse siis minu teekond selles moelavastustel siin ja ma tegin seda 10 aastat ja siis olid siis täiskasvanud ja ühel hetkel Margareeta märkas, et ma olen hästi tubli ja siis ta ütles mulle niimoodi, et Marika, et me tahaksime, et sa hakkaksid tegema lasteetendusi. Ma mõtlesin, et issand jumal, lasteetendusi, aga kust ma need lapsed võtan?
Ja siis ma korraldasin niimoodi, et ma organiseerisin ühest modelliagentuurist endale lapsed ja tegin selle esimese etenduse seal Stockholmi Messanil ära. teate, ma mõtlesin, ma saan infarkti. Need lapsed ei kuulanud minu sõna. Üks tahtnud seda mütsi selga panna, teine ei tahtnud teist kleiti selga panna ja need lapsevanemad. Appi! Ja siis ma otsustasin, Marika, kui sa tahad sellel teel edasi minna, siis sa pead startima enda kooli. Ja siis ma paningi lehte kuulutuse, et ma korraldasin konkurssi, sest ma teadsin, et ma tahan valida need lapsed, kes tahavad laval olla, kes tunnevad seda siirast rõõmu. Ja ma valisin välja 60 last ja nii ma alustasin. Vau, et kohe 60 lapsega, et mitte nagu väike 10 või midagi sellist, on ju. Mul oli vaja, tead, Annika ja kõik teised ka, kes kuulavad, sellel moeetendusel oli vaja, mul kõige väiksem pidi olema 4-aastane või siis riiete pikkus 110 ja kõige vanem pidi olema 12-aastane, 100, mis nad on siis, 160, 170. Nii et ja igas vanuseklassis pidid olema neid lapsi ja tollel hetkel need proovikollektsioonid õmmeldi siis 110, 120, 130, 140, 150 ja 160 ja kõikides nendes gruppides pidi olema lapsi. Nii et see oligi siis selline moe ja tantsu ühendamine kohe algusest peale. Täpselt ja siis juhtus niimoodi, et see 10 aastat, kui see Stockholmi mess väga hästi toimis ka minu stuudio, sellepärast et lapsed said palju esineda, see oli ainuke tantsukool, kus lapsed teenisid sõna otseses mõttes raha, see laval esinemise eest maksti neile ju raha. Ja mõnikord mõni laps teenis rohkem, kui nende kursuse tasu oli, sellepärast et tegin koostööd modelliagentuuridega ja siis nad olid ka reklaammodellid Hennes ja Mauritsele ja nii edasi ja nii edasi. Et aga tuli aasta 2000, kus moemees kadus ära ja Kopenhaagen võttis selle rohkem üle. Siis ma mõtlesin, et appi, mis ma nüüd teen? Mis ma nüüd teen, kui neid moeetendusi enam ei ole? Ja siis ma olin ennast, sellel ajal ma rentisin sisse ennast ühte teise tantsukooli ja see naine oli üle kusagil 65, poolakas ja ütles mulle niimoodi, et kui mina ükskord pensionile lähen, siis ma tahan, et sa võtad selle minu tantsukooli üle. Ja ma mõtlesin, et okei, väga äge, võib-olla veel mingi 2 aastat või nii. Teate, mis juhtus siis? Tal tuli elus uus armastus. Ta abiellus. Ja ta ütles mulle poole aasta pärast, Marika, võta see kõik nüüd üle. Ja aasta oli 2001 ja siis mul oli küll niimoodi, et appi, mul pole isegi raha nii palju kõrvale pandud. Et mis ma nüüd teen, kus ma selle kapitali endale leian? Aga õnneks aitas mind pank ja ma sain selle tantsukooli ära osta aastal 2001 ja niimoodi ma siis laienesin, et mul oli endal umbes 100 õpilast selleks ajaks ja temal oli siis kuskil 250 ja me vahetasime siis, nagu öeldakse näitena, mina sain siis selle kooli tantsuõpetajad ja õpilased ka endale, et me vahetasime siis rongijuhti, nii et mina sain siis rongijuhiks ja tuli vaguneid juurde sellest teisest tantsukoolist. Ja siis see vaikselt on kogu aeg, no mitte isegi väga vaikselt, ikkagi päris jõudsalt kasvanud. Et sellest on siis saanudki hetkel siis 750 õpilast ja 20. Ja praegu jah, 750 õpilast, 25 õpetajat ja me oleme siis täiesti uuel aadressil, sest aastal 2003 ma kolisin suurematesse ruumidesse, sest see laienes nii palju. Ja praegu ma olen siis selline aadress nagu Durban, Skaat on väga raske öelda nagu. Aga ja seal ma olen siis ka üle 20 aasta praegu juba olnud, aga see mulle meeldib, sellepärast et see on nagu tänavalt kohe sissetulek ja see ruumid on siuksed suured ja mõnusad, sest et nagu te kõik teate, Rootsis ju ei pandud kinni pandemia ajal ja meil oli tantsukool ju lahti ja minu oli see hea edu teiste koolide ees, et need ruumid olid hästi suured, sest pidi olema ju 10 ruutmeetrit iga inimese vahel. Ja meil üks tantsukool läks pankrotti tänu sellele, et tal oli palju ruume, tal oli 7 ruumi, aga iga ruum oli ainult 70 ruutu. See tähendab seda, et tal võis saalis olla ainult 7 õpilast. Aga minul oli 180 ruutu, 110 ruutu ja 90 ruutu, nii et selles mõttes üle 10 võis olla näiteks nendes 2 suuremas saalis, nii et see päästis mind. Vau, nii et kõik kriisid ka üle elanud. Aga
kas lisaks sellele mäletad sa veel mingisuguseid suuremaid väljakutseid selle kooli ehitamisega seoses või on kuidagi selline olnud sujuv ja mõnus kasv lihtsalt? oo jaa, Annika, ma mäletan väga neid hetki, kui üks hetk on kindlasti see, kui tollel ajal ei olnud ju arvuteid ja registreerimine ei käinud digitaalselt, nii et sa näed, kui keegi registreerib, sa juba kohe näed, kui see tuleb. Mhm. Tollel hetkel oli ju registreerimine paberiga. Vanemad kirjutasid sellise allkirja veel alla ja tollel ajal olid ju faksid niimoodi, et see faksiti siis sinna koolimajja sisse või siis saadeti see kirjaga ja kirjamark pidi peale panema. Et see oli alati, ma mäletan, selline õõnes tunne oli, kas me saame kõik õpilased kokku, sest ka turundus ja reklaam oli tollel hetkel ainult ajalehtedes ja need olid väga kallid või siis raadioreklaamid. Mhm. Ei olnud ju seda sotsiaalmeediat, nagu on nüüd, kus on Facebook ja Instagram ja TikTok ja kõik see, ja kogu see digitaalne registreerimine. Aga mis ma seoses sellega, mis siis üks mõõn mul veel on olnud, oli see, kui ma see töö, mida ma teen, on nii, mulle õudselt meeldib ja, ja ma võin teile öelda seda, et meie keha ei tee vahet, kas see on positiivne stress või negatiivne stress. Sellest sa pead lihtsalt olema teadlik. Ja kui minul jäi kilpnääre haigeks aastal 2011, siis minu endokrinoloog ütles mulle niimoodi, et Marika, sa pead võtma natukene rahulikumalt. Ja mina mõtlesin, et mis mõttes rahulikumalt, siis ma küsisin ta käest, et miks mul jäi see kilpnääre haigeks. Ja siis ta ütles nii, et stressist. Ma ütlesin, mis asja? Stressist? Minul ei ole stressi. Mul on nii tore töö, mul on kogu aeg. Ja siis ta seletas mulle selle ära, et Marika, et sul on tore töö, aga kui palju sa puhkad? Kui palju sa võtad endale aega, et taastuda, kui sul on tantsukool lahti 7 päeva nädalas? Ja mina sellel hetkel, just enne seda, kui ma haigeks jäin, olin ma veel selline, et kui ma mäletan, ühel pühapäeval üks õpetaja, kas ta jäi haigeks või midagi juhtus ja tal oli mingi 3 tundi ja ta ütles, et ta ei saa enam rohkem tulla. Loomulikult, kes hakkas teda asendama, olin mina. See oli kõige suurem rumalus. Ma oleksin pidanud ennast prioriteerima, 1 päeva nädalas vähemalt vabaks tegema ja leidma endale asendusõpetaja. Aga selle tarkuse ma sain alles siis, kui ma olin selle, nagu öeldakse, seal oma kilpnäärmel, nagu öeldakse, pekki keeranud, ise olles süüdi sellest, et mitte väärtustada oma vaba aega, sest tihti ka, kui meil on Eestis suvekodu, ma tulin Eestisse, ma tegin alati tööd, aga tänaseks olen ma selle tee läbi käinud ja mul ei ole ühtegi tundi pühapäeviti ja üleüldse olen ma oma tunde vähendanud selleks, et suudaks olla juht, selleks, et suudaks kooli edasi arendada ja selleks, et sa suudaksid olla hea naine ja hea ema. Et see on niisugune suur balansseerimine kogu aeg ja see ongi meil naistele hästi suur väljakutse, sest et kõik see meie tervis ja meie hormoonid, see on nii nagu aktsiakursid meil kogu aeg iga kuu ja meestel on täielikult selline lineaarne, et selles suhtes me oleme nii palju erinevad meestest, aga samas ma pean ütlema, et naistel on jälle seda inspiratsiooni ja seda intuitsiooni nii palju, mida meestel ei ole. Et see on meile nagu kaasa antud ja ma arvan, et see aitab meid väga palju, sest me tegelikult sisemiselt tunneme alati ära, mis on see õige tee. Jaa, täiesti õige. Ja selles mõttes tundub, et meestel ikka mõnusam seda business'it ehitada, aga näed, naised saavad ka ja väga edukalt ja laste kõrvalt, et nii tore kuulda seda sinu lugu ja väljakutseid, et jällegi, kui teised naised jagavad ka oma väljakutseid, et vahest inimestele tundub, et see ainult mul on raske, et praegu ma isegi ei kujuta ette, et nagu praktiliselt 7 päeva nädalas sa pead kogu aeg olema valmis, stardivalmis on ju, pluss pere, lapse logistika ja kõik asjad. Et üliäge, aga kas Marika sellel hetkel sa jõudsidki mediyooga juurde, mis see mediyooga üldse on?
ja mis on Marikas Flow ja kuidas sa siis, räägi meile natuke lähemalt, et mis need asjad tähendavad, kuidas need sinu ellu jõudsid. Ja mis sa siis muutsid, et kui arst ütles, et nii, kõik on ju, et sa ütlesid, et tead, võtsid koormust vähemaks. Kas veel midagi? ja see oli aastal siis, joogaga ma puutusin kokku juba aastal 2008, sest Mhm. et kui sa oled tantsuõpetaja ja tantsija, siis sa tunned ju peale trenne, sul on kõik lihased natuke kanged ja valutavad ja see on täiesti tavaline, et tantsuõpetajatel keha valutab ja siis ongi vaja leida mingi teine tegevus kõrvale, noh näiteks kas pilates, et sa siis tugevdad enda lihaseid ja venitad või siis jooga. Ja jooga ma leidsin tegelikult tänu sellele, et minu juurde tantsustuudiosse tuli üks joogaõpetaja, kes ütles, et ma oleksin nõus siin teie juures hakkama õpetama joogat. Ja mina ütlesin, et jaa, mul ei ole selle vastu mitte midagi, et võib ju proovida, sest et ma ei olnud kunagi proovinud oma tantsukoolis, et oleks ka joogatunnid. Ja siis ma sain ju ise ka kaasa teha ja proovida ja see oli minu esimene kontakt joogaga, kus ma tundsin, et tekkis selline meelerahu. Aga ma ei teadnud sellest nagu väga palju, et ma ei teadnud näiteks seda, et ta rahustab nagu mingisuguse 5 minutiga nii hästi nagu närvisüsteemi, nii nagu ma tänaseks olen seda õppinud, vaid minu jaoks oli see pigem ikkagi nagu see lihaste venitamine ja selle painduvuse hoidmine, kuigi see ei ole üldse tähtis. Aga noh, minule kui õpetajale see tollel hetkel oli tähtis. Ja siis, kui ma kilpnäärmega haigeks jäin, siis ma mäletan, samal ajal oli ka minu üks hea peretuttav, kellel oli täpselt sama probleem, mul oli siis kilpnäärme ületalitus. Enamustel on alatalitus, aga minul oli siis ületalitus ja see rohi, mis mulle määrati, see ei toiminud minu peal väga hästi. Ja siis on selline järgmine samm, mida peab tegema, mis tundub selline väga niisugune hirmuäratav, on see, et sa pead neelama radioaktiivset joodi. Võtan veel vett. Näete, kuidas keha reageerib selle peale. Et olla radioaktiivne. Ja see oli siis niimoodi, et selle radioaktiivse joodi neelamine tundus algul niimoodi, aga noh, mis teha, eks sa tahad ju terveks saada. Aga see minu tuttav siis ütles, et ei, et tema hakkab joogat tegema. Ja mina mõtlesin, no see on ikka täielik umbluu, et kuule, halloo, sul on kilpnääre haige ja sa hakkad joogat tegema. Ja see oli tegelikult minu poolt tollel hetkel, noh, seesama, et olla skeptiline ja alahinnata seda, siis Mhm. täna ma ütlen, et kõikidele naistele, olgu ta siis ületalitus või alatalitus, et jooga täiega aitab. Ja on spetsiaalsed just hormonaaljooga harjutused ja on ka kilpnäärmele joogaharjutusi või kogu programm isegi. Et selles mõttes ei tasu üldse alahinnata joogat, et joogaga peaks alustama enne, kui nende rohtude juurde minna. Ja siis, kui ma seda joogat tegin, siis ma tundsin nagu ka seda, et see aitab ka väga palju niimoodi närvisüsteemi rahustada, seda murelikkust, mis meil naisena on. See kogu aeg pidev muretsemine, et kas ma saan hakkama ja kas ma jõuan sinna ja kas mul, et kogu see ja see süütunne ka tegelikult meil naistel, meil tekib nii tihti süütunnet, et issand, et nüüd ma nagu mõtlen ainult iseendale, teen nagu oma tööd ja siis pere peale nagu üldse ei mõtlegi, kuigi tegelikult me oleme kogu aeg nende kõigi jaoks olemas. Ja seda süütunnet nagu alla võtta just aitabki tegelikult ka see jooga tegemine või hingamine või mediteerimine, et sa lihtsalt saad olla iseenda keskmes. Ja sa küsisid Marikas Flow. Siis ma räägin teile loo, et aastal 2007 ma olin täiesti ühel peol ja tegin lihtsalt sellise sammu kõrvale, kutsutakse tantsukeeles slide, et võtta sealt laualt kartulisalatit. Mhm. Ja tundsin puusas sellist midagi taolist häält nagu, et midagi nagu läks katki või rebenes natuke lahti või midagi sellist. Ja see puus oli nagu tükk aega ikka väga-väga valus. Ja kõige hullem asi oli see, et see puus valutas ka öösiti. Ma ei saanud nagu magada
ja tahad ju teha oma tööd, oled ju tantsuõpetaja ja noh, neid ühte ja samamoodi liigutusi on ju eriti balletis ja džässtantsus. Sa alustad algajatega, sa teed ju kogu aeg samu liigutusi. Ja siis ma mõtlesin niimoodi, et huvitav, et kuidas ma saaksin nagu ennast ise aidata, et seda puusa nagu toetada, et mulle määrati küll see ravi või see ravivõimlemine ja ma tegin neid harjutusi, aga see nagu kuidagimoodi nagu ei toetanud seda. Ja siis tuli minu tantsukooli üks naine, kelle nimi on Anne Gründel, kes on selline kuulus rootslanna, kes on välja töötanud sellise vabastava tantsu, mis koosneb nagu 7 rütmist, mis on, kui keegi varem on kunagi tantsinud 5 rütmi, siis see on väga sarnane sellele, aga ta on lisanud sinna nagu oma sellise touch'i juurde, pannud juurde nagu oma tantsuosa ka sinna juurde. Ja nagu ma jälle, nagu selle joogaga ja kilpnärga ma olin skeptiline, olin ma sama skeptiline selle tantsu suhtes. Aga ma mõtlesin niimoodi, et ma annan sellele naisele võimaluse ja ma lähen proovin seda tantsutundi. Ma läksin sinna, see workshop oli 4 tundi. Ja kui ma sealt ära tulin, siis ma põhimõtteliselt nagu hõljusin koju. Mul ei valutanud mitte kusagilt mitte midagi. Mul oli õudselt hea olla. Ja ma mõtlesin, et appi, ma saingi ennast aidata mingisuguse 1-4 tunniga. Aga tegelikult 2 päeva pärast tuli see valu jälle tagasi. Aga mulle tekkis taipamine. Marika, kui sina said aidata ennast 48 tundi ja olla valuvaba, siis järelikult see metoodika peaks töötama ka teiste peal, olgu see siis õlavalu, seljavalu, põlvevalu, puusavalu või ükskõik, kus kohas see valu on, ka võib-olla peas või ütleme, kui sa oled väga stressis. Ja tänaseks ma olengi siis jõudnud sellesse kohta, kui ma ja siis ma läksin, see naine oli nii vana juba tolleks hetkeks, et ta tegi ainult viimase koolituse siin Rootsis. Ja mõtlesin, mul ei ole aega enam oodata, ma pean minema selle sertifikaadi ära tegema. Ja ma läksingi 2017, varsti saab sellest 10 aastat mööda. Ja olles seal koolitusel, on kogu aeg sisemine hääl ütleb, Marika, see on nii äge, aga sa pead sellest tegema oma. Sa pead tegema selle midagi, mida sa, nagu sina Annika müüjana tead, sa pead olema ise elevil ja sa pead sellesse uskuma. Ja mul oli täpselt samamoodi, et appi, et ma tahan seda, et mul on olemas, eks ju, Marikas ja siis on tantsukool ja siis oli moekool ja nüüd on siis aeg nagu teha midagi sellist holistilisemat ja siis ma mõtlesin, mis see võiks olla ja sellepärast ma paningi selle nime Marikas Flow. Ja see Marikas Flow on siis tänaseks palju rohkem edasi arenenud, et peale pandeemiat ma sain aru ka, kui palju inimestel on ärevust, kui palju inimestel on üldse probleeme sellega, et me istume liiga palju, me ei liigu. Ja selline liikumine, kus sa oled nagu vabalt, kus sa saad nagu ise teha neid liigutusi, mis sulle nagu kõige rohkem, mida sinu keha just tahab. Siis 2 aastat tagasi ma läksin õppima enesetervendusterapeudiks. Sest mind hästi kõnetab see, sest ma ise olen sellel teel olnud aastal 2011, kui mul jäi kirpnääre haigeks, 2017, kui ma hakkasin enda puusa ravima. Ja nüüd ma mõtlesin, et aga me oleme tervik, et inimene on tervik, et okei, ma lähen psühholoogi juurde, ma saan abi, ma saan tegelikult abi, kuidas mu aju töötab. Aga see psühholoog ei anna mulle nõu näiteks, milliseid vitamiine ma peaksin sööma, millist toitu ma peaksin sööma, kui palju vett ma peaksin jooma, kuigi tänapäeval teame me peaaegu kõik, sest seda nii palju reklaamitakse, et joo vähemalt liiter 30 kilo peale, eks ole. Aga seal on me oleme nii peened, see inimesed, me oleme nii peened. Ja samas ma hakkasin mõtlema, et mida ma siis teen, kui ma ühel hetkel võib-olla ei taha enam tantsukooli juht olla. Ja ma saan juba sama vanaks kui see Barbara, kes läks abiellus ja andis kooli mulle üle, on ka minul ühel hetkel vaja see kool üle anda või ära müüa kellegile. Ja tegeleda nende asjadega, mis mind kõnetavad ja mulle südamelähedased on.
ja siis tänaseks ongi nii, et mulle on hästi südamelähedane naise tervis ja näitangi, et olen väga uhke selle üle, et ma sain kaasas olla selles raamatus Naise tervis, meid on 4 autorit, Kai Haldre, Kristel Ehala-Aleksejev, Jaan Voogelberg ja mina. Ja minu osa on siis just see liikumisosa. Et kui oluline on ennast liigutada ja seda ma näen ka iseenda pealt, et piisab sellest, et sa vajud enda rütmist välja, sa vajud nagu lössi ja kössi, sinu vaim ei ole enam ergas, sinu tervis ei ole enam, ei vasta, kui me vanemaks jääme, see ei taastu enam nii kiiresti. Et ma arvan, et see uus elukutse, mis mul tänaseks on tantsuõpetaja kõrvalt siis enesetervendusterapeut, on väga nõutud terapeut, sest et kes meist naistest ei tahaks, et sul oleks üks inimene, kes oskab sulle anda nõu, mida sa sööks, millist trenni sa teeks ja kuidas sa ennast ise kõige paremini toetaks. Selle asemel, et olla selles kohas, et mõelda, et sa käid mitme inimese juures ja samas oled ka selles olukorras, kus sa ei tea, mida täpselt teha. väga lahe, väga õige, et tegelikult ja minu arust üks asi on see, et kui sa seda infot saad hästi paljudelt erinevatelt inimestelt, siis vahest on seda raske ka kokku panna ja mingid asjad tekitavad nii palju segadust, et lõpuks on selline tunne, et ma ei tee midagi. Et see on nii hea mõte, et sul tuleb nagu kõik see ühest kohast, kellegist, kes saab sinust aru. Aga kuidas seda võimalik siis õppida on, et kas sa teed üks-ühele konsultatsioone või on sul mingid rühmavariandid või ma tean, et sa teed ka mingeid väga ägedaid retriite, et äkki räägid natuke lähemalt nendest, kuidas sinuga näiteks saab siis töötada? Ja ma olen peab Rootsi kolima selleks või ei pea? ei pea, tähendab, ma olengi alustamas just praegu seda, et teha üks-ühele. Ma olen teinud siis praegu oma lähedastele või oma tuttavatele või lihtsalt nagu elu ise viib nende juurde. Praegu ma konsulteerin just ühte oma tantsuõpetajat, kes on 2 lapse ema, siis tal tekkis põlvetrauma ja ta on pool aastat praegu haiguslehel ja ma näen, kuidas kogu tema elu varises kokku ja juhina ma näen, et ta on fantastiline inimene, minu tantsukoolil väga suur potentsiaal, et mulle on väga oluline teda toetada praegu sellel teekonnal, et ta saaks tagasi sellesse heasse kohta ja kuna ma istun selle info peal, siis ei ole mul mõtet seda nagu endale hoida ja siis ma olengi saanud proovida seda, et teha seda nagu üks-ühele ja see on selles mõttes täiesti ütleme selline nagu uus osa minu jaoks ja mida ma saan siis reklaamida ka oma koduleheküljel. Aga gruppidena olen ma siis teinud niimoodi, et ma korraldan näiteks Eestis mõnikord, kas siis Ramares või mõnes teises spaas selliseid 3-päevaseid naiste terviseretriite, kuhu siis ma kutsun kokku ja me teeme just sedasama, me teeme joogat, me teeme tantsu ja me räägime just sellest toitumisest, naiste hormoonidest ja kui oluline on just ise ennast toetada ja ka samas just ise mõista seda, kuidas me toimime ja mis on need tööriistad, mis just sind aitavad, sest me kõik oleme nii erinevad. Ja igalühel on nagu just see erinev, mõni näiteks, see oleneb ka sinu tüübist, sest mulle meeldib ka Ayurveda ja Ayurvedas on see Vata, Pitta ja Kapha, et need India retriidid meeldivad mulle sellepärast, et seal on ka suhteliselt individuaalne lähenemine sellele, et milline tüüp sa oled. Kas sa oled Vata, kas sa oled Pitta või sa oled Kapha ja tänu sellele siis antakse sulle ka näiteks nõu, et kuidas toituda ja millised juurviljad sulle sobivad näiteks või milline treeningsüsteem sulle sobib. Et see on ja seda retriiti ma korraldan alati aastas korra ja see on siis järgmine aastal 2026 Indias. Ja ütlen kohe, et enamus nendest naistest on siis, kes sinna on jõudnud, on alati need, kellel on juba lapsed suuremad. Aga seekord jõudis ka 2 naist, kellel olid ka kodus sellised väiksemad, ühel oli 4-aastane, teisel oli vist 7-aastane.
ja nad olid nagu ülitänulikud, et nad said võtta selle aja endale ja tulla sinna meiega, sellepärast et see on niivõrd eksklusiivne võimalus tulla ja see on eesti keeles, et sa saad suhelda eestlastega, et sa ei pea muretsema, kuidas sinna sõita. Tähendab, kõik on nagu selles mõttes ette ära organiseeritud ja samas, et see on eksklusiivne. Et mina olen siis üks nendest korraldajatest ja teine on siis minu partner Helen Raudi, kes ka elab muidugi Rootsis, aga tema on hästi selline Ayurveda fänn, kes siis varem ka müüs igasuguseid Ayurveda tooteid. Nii et meie siis kahekesti oleme need, kes oleme, nagu öeldakse, oleme hästi huvitatud ja hästi elevil just sellest, mis puudutab, kuidas toetada ennast loomulikult ja just see naise tervis. Ma saan aru, et kõik me oleme hästi erinevad, nagu sa, Marika, ütlesid, aga kas sul on mingid sellised nipid meile näidata ka või et kuidas, et kui keegi, noh, kui keegi tunneb, et see stressi level hakkab kasvama, et mida ettevõtlikud emad, ma arvan, päris tihti tunnevad, et kuidas seda stressi siis kiiresti alla saada? Et on sul mingi lihtne nipp või häkk meile ka anda? Mul on kuidas mitu häkki. sul on mitu häkki, no super, väga hea. Ma olen üks suur kõrv ja silm, kaks silma. Esimene häkk on see, et tuleb hakata pikendama oma väljahingamist. Sellepärast, et meis kõigis on siis see uitnärv, mis läheb siis ütleme peast kuni varvasteni välja ja see uitnärv, ainuüksi kui sa saad mingi halva SMS-i, siis see närvisüsteem kohe reageerib kõige esimesena ja ta paneb kohe tööle selle sümpaatilise närvisüsteemi ja keha hakkab tootma seda kortisooli ehk seda stresshormooni. Sellepärast on ülioluline, et hakata sügavalt hingama, kõhu hingamist, mitte siit, vaid siis sügavalt hingama ja panna suu kinni. Ja toon teile ka siia juurde selle näite, et kui mul ema jäi haigeks siin 2023 ja tal tõusis hästi kõrge vererõhk ja siis ma olin just tema juures kodus ja ma ütlesin emale, et enne kui nüüd kiirabi tuleb, et hakkame koos hingama. Ja see hingamisnipp on siis selline, et sa hingad läbi vasaku ninasõrme, sa paned parema poole kinni. Kas paned nende sõrmedega niimoodi kinni või paned ainult pöidlaga kinni, aga sa ei pea nina viltu vajutama, vaid sa pigem nagu masseeriksid siit nina pealt ja et sa tunned, et sa hingad ainult läbi vasaku ninasõrme. Ja sa hingad ja täpselt sisse kui välja ainult läbi vasaku. Ja soovitav oleks seda siis teha mingisugune 10 korda või 20 korda. Praegu me siin ei saa nii kaua teha, te saate seda pärast ise proovida. Aga me võime teha paar korda. Hingame hästi sügavalt sisse. Ja nüüd hingame 8 välja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja teine häkk on see, millega ma siis konkureerisin ka tookord sinna Edu Akadeemia festivalile, oli see 1 minute breath. 1 minuti hingamine. See ei ole üldse lihtne. Aga see rahustab väga palju närvisüsteemi ja seda on olemas YouTube'is, kui te otsite 1 minuti hingamine ja see süsteem käib niimoodi, et sa hingad sisse 20 sekundit, hoiad hinge kinni 20 sekundit ja hingad välja 20 sekundit. See ei tähenda seda, et sa peaksid seda hakkama kohe see kindlasti välja ei tule, aga seda võid alustada proovime näiteks 4-ga. Alustame kõik koos, hingame sisse, ma siis juhendan teid, hinga sisse, 1, 2, 3, 4, hoia hinge kinni 4, 1, 2, 3, 4, hinga välja 4, 1, 2, 3, 4, suurendame 5-ni, hingame sisse, 1, 2, 3, 4,
5, hoiad kinni 5, 1, 2, 3, 4, 5, hingad välja 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aga proovime 10-ni. Ja läks ja hingad sisse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoia kinni 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hinga välja 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ma näen, ma olen küll nagu vanarahu ise nüüd. Väga Et ja niimoodi alustad 4-ga ja siis 5-ga lahe. ja siis 10-ga ja siis 15-ga ja siis niikaua, kuni jõuad 20-ni, siis see on nagu see, mis öeldakse, siis aitab sellel närvisüsteemil nagu, sa paned nagu piduri peale. Üks häkk on veel. Ja see häkk on siis selline häkk, mis sa nagu, et kui meie kehas on errorid, siis see nagu balansseerib ära kogu keha. Ja see käib niimoodi, et sa võtad oma selle teise sõrme ja sõrmuse sõrme paned kokku ja need teised on laiali nagu antennid. Ja siis paned teisel käel samamoodi, mõlemal käel. Et see on nüüd siis Hiina meditsiini järgi siis need sõrmed puudutavad kokku. Nii, ja nüüd on vaja siis võtta parem käsi ja panna need sõrmed siia, kus see kroon on, aga et seda mõõta, siis võib alustada sellest, et sa paned selle siia nagu nii ja siis tunned, et siit pealae peale. Ja nüüd ainult need 2 sõrme paremal käel on pealael ja teised on laiali nagu antenn. Ja vasak käsi siis pealael ja parem käsi paned siia kulmu juurde ja siis siia otsa ette, täpselt kus see silma, näete, see pupill läheb niimoodi siia. Ja nüüd niimoodi hoiame 30 sekundit, loeme 30-ni. Ja sa võid natuke vajutada, natuke niimoodi nagu ringikujuliselt või. Ja need on siis sellised punktid. Ma loen igaks juhuks praegu kaasa, siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja sõrmed peavad laiali olema ainult need 2. 10, siis veel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja veel 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nii, ja nüüd võib ära võtta, piisab ainult 30 sekundist. Ja nüüd sa saad seda mõõta sellega niimoodi, et sa tõstad enda käed külje pealt kokku ülesse ja vaatad, kas mõlemad sõrmed on ühepikkused. Nii et paned käed ülevalt kokku niimoodi ja vaatad seda, et su sõrmed oleks ühepikkused. Ja kui sõrmed on ühepikkused, siis see toimis hästi, aga kui peaks nii olema või nii, siis järelikult sa pead veel üks kord seda tegema, et see error on nagu suurem. See on üks rootslanna, kes on hästi kuulus siin. Ja ta ütles, et see häkk on selles mõttes väga hea häkk, mis toimib, et see teeb ka selle, et sa muutud sirgemaks, sinu hoiak muutub sirgemaks ja see, nagu nende närvipunktidele vajutamine, see võtab ka selle ära, et sa nagu oleksid, kuidas öelda, kõver. Ja kes ei tahaks meist olla sirge seljaga, kes ei tahaks meist, et meil oleks nagu hea ja ilus rüht. Ja mina olen proovinud seda häkki nagu mitu korda, näiteks hommikuti ja ma olen tundnud, et jah, et ma mõnikord tõusen üles ja siis nagu kuskilt on nagu midagi nagu läheb paigast ära, kas magamisega või nii. Ja siis see on nii naljakas, aga see on nagu miraakeltrikk või selline, et teed selle ära ja siis tunned, et lähed nagu pehmemaks. Ja siis võib teha nagu siit masseerida oma neid õlgasid ka. Nii et selles mõttes on see, mis puudutab seda närvisüsteemi rahustamist, siis hingamine on kõige tähtsam. Need, kes te võib-olla kuulate ja teete joogat, siis pranajaama, eks ole. Ja võib siis teha kas 3-nurk hingamist, on siis nagu me tegime, eks ole, 4 sisse,
hoian kinni 4 ja 4 välja või siis kasti hingamine kutsutakse, sest noh, need matemaatilised terminid jäävad hästi meelde, kas kolmnurk hingamine ja kasti hingamine. Ja kasti hingamine on siis niimoodi, et hingad 4 sisse, hoiad 4 kinni, hingad 4 välja ja hoiad jälle 4 kinni. Ja kui te päevas võtate 5 minutit ja hingate, siis te igal juhul saate juba ennast toetada sellega, sest miks on oluline närvisüsteemi toetada ja seda stressihormooni vähendada, sellepärast et ükski meie organ ja mitte midagi meie kehas ei tööta normaalselt, kui see keha peab pidevalt tegelema sellega, et sa hakkad kohe põgenema. Isegi sa võid süüa tervislikku toitu, aga see ei seedi ära ja sa ei saa neid toitaineid sealt kätte ja seda ma olen enda keha peal ühesõnaga seda ma olen enda keha peal saanud kogeda, kui see kilpnäär haigeks jäi, sest ma ei saanud aru, mis toimub. Et miks see paranemine või see tervenemine nii aeglane oli. Aga see oli lihtsalt sellepärast, et see stress oli nagu olnud krooniline. Ja tegelikult ei olegi siis palju selles mõttes vaja, ma saan aru, et alustada saab sellest, et tegelikult kaua meil võtsid need hingamised, on ju. Iga harjutus minut umbes, et tõesti paar minutit, aga lihtsalt see rütm oluline siis endale kuidagi sisse saada, et kas hommikul või siis täpselt mingi, ma ei tea, enne kui töölt hakkan koju minema või siis, kui vahetan mingi ühe tööülesande teise vastu, et teadlikult võtta see hetk ja tegelikult 1 minut hingata ja juba oleme enda jaoks nii palju ära teinud, on ju. Hästi palju oleme saanud ennast toetada sellega, et näiteks võib ka minna, me käime kõik ju tualetis ja ka seda võib teha endale rutiiniks, et võtan endale selle aja ja teen selle hingamise seal. Jaa, et siduda mingisuguse teise rutiiniga, mida me nagunii teeme või mingi teise tegevusega, mida me kindlasti iga päev teeme, on ju. Ja muuta see endale harjumuseks, on ju. Et mingit vabandust ei ole, sest 1 minut, et ma saan aru, et emadel ikkagi on see, et mul ei ole aega teha seda või teist, aga no 1 minut on meil alati. Ja miks mitte lastega koos ja õpetada lastele ka juba väiksest peale, on ju. Et samamoodi neid hingamise tehnikaid, et tegelikult siis aitame neid ka nii palju, sest tegelikult ka lastel on juba ju stressi ja koolis ja hakkab juba päris varakult pihta ja nagu sa ütled, ka positiivne stress võib olla stress, et sellest võib olla isegi raske aru saada, aga kui laps teebki võib-olla palju trenni, muusikakoolid, mis iganes ja isegi kui ta seda kõike naudib, tal võib ikkagi tekkida see, et nii tore, et on sellised, et sa õpetasid, Marika, meile selliseid trikke, mida me saame ise kasutada ja lastele ka, võib-olla isegi mehele, on ju. mees hakkab ka Ja, äkki järgi tegema mingi hetk, kui ma seal niimoodi vaatab, et me oleme nii sellised sennid, käime ringi kogu aeg. no mina võin teile öelda seda, et minu mees on ju näinud iga kord, kui ma Indiast koju tulen ja ükskord ta tuli uudishimust isegi sinna Indiasse kaasa, ta tahtis nagu näha seda, kuidas see protsess kõik käib. Ja see transformatsioon on nii suur, ta ütleb alati, et ma olen olnud 2 nädalat ära ja ma olen ka 3 nädalat ära olnud. Et ta näeb seda minu nahas, minu silmavalgetes, ta näeb minu, ütleme ka selles, noh, ütleme kehas, et kogu see selline, noh, tal on võita palju rohkem kui kaotada. Aga ma alustasin seda lugu, et kui ma rääkisin seda, et mu ema jäi haigeks ja siis ma tahtsin selle hingamise koha pealt öelda seda, et see kiirabiarst siis tuli ja mu ema ju hingas kogu aeg niimoodi. Vaat kui vererõhk läheb nii kõrgeks ja siis ta ütles, see kiirabiarst ütles talle niimoodi, proua, ärge lõõtsutage. Ja ma ütlesin, ema, ma ju rääkisin sulle kogu aeg, pane suu kinni ja hinga nina kaudu. Nii et jäta see meelde, pane suu kinni ja hinga nina kaudu. ära lõõtsuta. Ja ära lõõtsuta. väga lahe. Natuke tahaks, Marika, uurida selle kohta ka, et sa ütlesid, et see tegelikult ju su tantsukool 7 päeva nädalas, väike laps on ju, kelle kõrvalt sa seda tegid ja mees küll hästi palju toetas, aga kuidas sa suutsid siis hoida seda tasakaalu ikkagi emana, õpetajana, kaasana, et mis olid sinu sellised tasakaalustamise nipid sellel hetkel? Minu tasakaalustamise nipp on olnud alati juba see, kui isegi kui mu poeg väike oli, et ma saan ära sõita üksinda kuhugi näiteks mingile reisile. Tollel ajal siis ma ei sõitnud näiteks mingile retriidile, aga tollel ajal me sõitsime kõik kuhugi Sotši, kus sai nagu võtta päikest ja
ja siis ma jätsin oma väikese lapse, oma mehe ja oma ämma ja oma emaga või kuidas ma selle ära organiseerisin, et ma sain olla nagu iseendaga ja see vajadus on olnud mul nagu alati. Ja sellepärast on ka, et kui ma sinna Indiassegi sõidan, siis noh, ma olen ju mehele öelnud, et mul on see ülioluline, sa võid sinna tulla sinna minu juurde, sinna retriidile, see on väga tore, aga sa saad sinna tulla ainult ütleme mingiks nädalaks, mitte 3 nädalaks, sest see minul üksi olemise aeg on väga oluline, et taastuda, sest et siis me saame ainult keskenduda iseendale. Ja kui Hendrik oli siis väiksem, siis ma mäletan seda ka, et siis muidugi meie vanemad aitasid, näiteks ükskord me reisisime ka koos oma mehega autoreisile läksime ja jätsime Hendriku nädalaks ajaks siis pool aega minu ema juurde ja pool aega siis Eeriku ema juurde. Et see on hästi oluline aeg võtta ka paarina aega ise teineteisele ja samamoodi siis ka iseendale naisena, sest et see taastumine käibki sellel hetkel, kui me saame olla nagu kas koos teiste naistega või vähemalt me saame olla üksinda. Sest kas muidu meil on kogu aeg nagu virvarr ümberringi ja me ei saa nagu selles, kuidas öelda, selles oma mullis olla. Et mõni vajab seda ainult 1 päev, mõni vajab seda ainult 2 päeva, mõni vajab mingi nädalavahetuse, mõni vajab seda nädal aega. Aga kindlasti ma arvan, et iga naine vajab seda vähemalt. No ütleme, et teha endale paus vähemalt päevas 5 minutit ja minu puhul siis miks ma kogesin, et jään haigeks, et mul ei olnud isegi ühtegi vaba päeva, et praeguseks on reegel, et ma näiteks kell 8 enam arvutit ei vaata ja 1 päev nädalas on mul nagu vähemalt vaba ja vähemalt nädal või 2 ma saan aastas olla täiesti üksi. et oluline siis tunda ära ja võib-olla ka jälgida ja katsetada, et mis on see rütm, mis töötab ja palju seda omaette aega oleks vaja. Aga siis ka võtta seda, sest nagu sa enne mainisid seda süütunnet, siis emad on suurepärased seda endale ka tekitama, on ju. Et aga lõpuks on see, et kui me ei võta endale seda laadimisaega, siis langeb ilmselt ka kvaliteet emana ja kaasana. et Ja eriti kaasana, sellepärast et me oleme nagu abikaasaga elanud niimoodi, et me oleme mõlemad eraettevõtjad olnud või oleme. Abikaasa muidugi praegu juba vähem, ta aitab mind natuke siin tantsukooli juures. Ja siis ta töötas palju Eestis, et ta oli vahepeal ära 2 nädalat ja siis olin mina siin üksinda 2 nädalat ja see oli nagu väga hea, sellepärast et see oli jälle seesama, et siis sa nagu, sul oli nagu vähem muret, kellest sa pidid hoolitsema ainult poja eest ja enda eest. Aga siis tänaseks, kui poeg on juba nii suur, siis on jälle see, et sa teed küll tööd, aga sa oled üksi ja sa saad, noh, ütleme niimoodi, et sööd seda, mis sa tahad või mis sulle meeldib või vahel lähed hoopis sööd väljas või ühesõnaga sa saad oma aega nagu planeerida. Aga samas on ka väga oluline siis teha ka asju koos mehega, oleneb see, mis teile meeldib teha. Meile näiteks meeldib jalutada, meil meeldib golfi mängida, meil meeldib süüa teha. Nii et siis on selliseid tegevusi, mis saab koos teha, mis meeldib koos teha. Lahe. Kuidas sa näed, et see sinu pojale Hendrikule näiteks on mõjunud see, et tema vanemad olid mõlemad ettevõtjad ja noh, sina ka olid ettevõtjad, et tegelikult kasvas sellises nii-öelda keskkonnas, kus olidki, vanematel oli vaja asju ära teha ja oligi võib-olla vähem aega, et kas sa näed, et on temas ka mingid ettevõtlikud jooned tänu sellele arenenud natuke rohkem? Ja väga positiivsed. Poeg on meil ka tänaseks eraettevõtja ise. Ta on filmirežissöör ja tegeleb siis kommertsfilmide või siis reklaamfilmidega ja muusikavideodega ja praegu ta on ka valmis teinud ühe enda lühifilmi. Ta nägi ju, kuidas ettevõtjana nii isa kui ema, et kuidas käib raamatupidamine, kuidas käib üldse planeerimine, kuidas käib rahaga läbikäimine. Et ma mäletan seda, et ma olen selles suhtes tänulik, et me oleme nagu sellele pojale kõiki neid asju niimoodi õpetanud juba kooliajast peale, kui ta väike oli. Siis me ütlesime talle niimoodi, et Hendrik, sina käid koolis ja see on sinu töö.
meie käime tööl ja teenime raha. Ja siis me tegime mehega niimoodi, et meil oli vaja teda nagu motiveerida, et ta hakkaks õppima, sest lapsed ei saa aru algul rahast ja kui nad on väiksed, neil ei ole nagu mingit sellist tunnetust. Ja kuna minu poeg tegi ka kaasa nendes kõikides moeetenduses ja nägi juba, siis üsna varakult me avasime talle pangakonto ja kõik need tema modellitöö rahad läksid ju sinna pangakontole. ja siis, ja siis ütlesime talle niimoodi, et poiste asi ei viitsi mõnikord õppida ja siis me motivatsiooniks tegime niimoodi, et iga hinne või see, mis oli hea tulemus, selle eest oli siis teatud nagu kuupalk on ju, sest nad teevad ju neid proove ja neid asju ju iga nädal, eks ole. ja siis ma mäletan seda hetke, kus ta sai 16 ja siis ta tahtis endale mopeedi ja siis me ütlesime talle niimoodi, et ja me teadsime, et tal oli nagu eesti keele ja siis üks ainetest oli veel, mis tal oli nagu raske, aga me tõstsime isaga selle lati nii kõrgele, et me olime kindlad, et me ei pea seda mopeedi ostma. ühesõnaga nagu enneolematult kõrgele ütlesime, et need tulemused pead sa kätte saama, et oma seda kuupalka sa saad igal juhul nende hinnete eest, aga mopeedi saad siis, kui tuled selle lõputunnistusega koju ja seal on need tulemused. kas te kujutate ette? Ta tegi selle ära. Ja tänaseks ma võin öelda, mul ei ole pojaga probleemi, et ta ei ole kunagi meie käest raha küsinud sellest hetkest, kui ta 18 sai. Ainuke kord, kus me aitasime talle ka seda nagu sissemaksu, toetasime talle, kui ta korteri ostis Stockholmis. Aga see on ka praegult niimoodi, et kui ta ühel hetkel siis on kõik need tagasi teeninud, siis ta maksab selle meile tagasi. Et see, et ettevõtjana on hästi oluline nagu, et lapsed näevad nagu kõrvalt, et sa teed oma tööd, sa armastad oma tööd ja sama asi ma toetasin ka oma poega just sellega, et kui ta oli 15-aastane, siis ta tahtis, et me ostaks talle filmikaamera ja me olime Dubais tollel hetkel ja see kaamera oli, seal nad olid suhteliselt odavad, aga siin Euroopas olid nad ikka ülikallid. Ja mina ütlesin talle niimoodi, et me ostame selle kaamera sulle ainult sellel juhul, kui sa tõepoolest ikkagi hakkad selle filmiga nagu tegelema, et see on nagu see, mis on nagu ka point on ju. ja siis oligi niimoodi, et kui me koju tagasi jõudsime, siis ta kutsus kõik oma klassikaaslased kokku, hakkas igast action filme filmima. nii et lastele tuleb nagu, lapsi tuleb toetada, ütleme sellega, olenevalt sellest, mis eriala nad tahavad valida, olgu see siis tantsimine, filmimine või jumal teab, mida veel, siis vanemana on hästi oluline nagu seda innustada ja kogu aeg nagu niimoodi, isegi kui ei tule see hästi välja, sa pead vanemana olema hästi optimistlik, ütleme, see on lõppilus ja see on lõpp hea, sest lastele jääb alati see tunne, et minu ema või minu isa ei ole ikka minu tööga või minu tulemusega rahul. Ja mulle meeldib Astrid Lindgreni ütlus, et lastele tuleb anda armastust ja veel kord armastust ja veel hästi palju armastust, kõik muu tuleb iseenesest. väga lahe. Et see on nii ilus mõte siia meile, et lastel on vaja armastust ja veel kord armastust ja täpselt see, et mulle nii meeldis, et sa tõid, Marika, välja, et see, et sina oled olnud ettevõtja koos mehega tegelikult, kuidas see on last toetanud ja aidanud ja muutnud ta hästi iseseisvaks. Et tegelikult ei pea ennast tundma halvasti, sellepärast et me võib-olla töötame keskmisest natuke rohkem aeg-ajalt, aga kui palju see tegelikult eluks neile õpetab ja kaasa annab. ja just see, et mulle väga meeldib ka see sinu motivatsioonisüsteem, et saada aru, et okei, et kui ta teeb mingit asja, mis on justkui tema ülesanne, siis sellest tuleb ka midagi vastu, on ju. et me teemegi ja teenime ja see on normaalne. Et väga palju selliseid mõnusaid lastekasvatuse häkke saime ka Marikalt, et ülitore. Aga lõpuks ma tahaks, Marika, küsida sult, et kuidas sina täna defineerid edu ja elurõõmu, mis on sinu jaoks täna see, mis teeb sind õnnelikuks ja tekitab edutunde ja kas see on kuidagi läbi aastatega muutunud? ma arvan, et edutunne ei ole aastatega muutunud.
edu, edukana sa tunned ennast või tähendab, mina tunnen ennast edukana siis, kui minu sees see elevus lõpeb mingisuguse asjaga, millega ma jään rahule. Ja see ei pruugi tihtipeale olla ainult tööga seotud, see võib ka olla näiteks midagi, mida sa teed kodus, kas sa muudad midagi kas või sisekujunduses või midagi. Aga kui nüüd just tööga võrrelda, siis ma leian seda, et ma olen märganud seda, et kui sa ise ei ole heas kohas, kui sa ise nagu ei usu endasse, siis tegelikult on fake it to make it, et leia see niisugune inspiratsioon või see sära endasse või ühesõnaga kutsu see nagu esile ja see nakatab. Ja see nakatab teisi töötajaid. Ja see nakatab neid teisi inimesi, kes on sinu ümber, sest me oleme nagu elektromagnetväli, me loome selle energeetika enda ümber ja need asjad hakkavad liikuma õiges suunas. Ja see tulemus tuleb ka, et mõnikord on vaja panna tulemus kõrgemaks ja siis ma toon näiteks näite, et paneme 750 õpilast. Ja ma ütlesin sulle 750, aga enne kui ma siia sisse Zoomi tulin, siis ma vaatasin, et me oleme veel 30 õpilast juurde saanud. Tegelikult oleme me juba isegi sellel terminil 780. Mis tähendab seda, et mu eesmärk on alati 750 ja siis, kui seal on all 700 näiteks, ma olen sellega ka rahul. Ja mis see teine küsimus oli? Mis pakub sulle rõõmu, oligi edu ja rõõm? Rõõmu pakub mulle tegelikult väikestest asjadest, millest ma tunnen rõõmu. Ma tunnen rõõmu isegi sellest, kui abikaasa tuleb hommikul ülesse ja sa ütleb, et sa ei olegi mulle veel musi andnud. et see kontakt oma lähedastega ja kallistused ja sellised väikesed asjad, mis tegelikult muudavad meid rõõmsaks. Ja mind teeb eriti rõõmsaks ka see, kui need inimesed, kes minu ümber on, kes ma näen, kuidas nad nagu lähevad lahti või avanevad või näiteks laste puhul, siis kui meil on nii palju lapsi siin tantsukoolis, et kui palju nad on näiteks aasta ajaga arenenud. Nad alustasid sügisel ja meil on järgmine pühapäev meil on kontsert ja mõnele vaatad nagu niimoodi, et appi, millise arenguprotsessi see laps on teinud. See tekitab minus ka hästi suurt rõõmu. Ja nüüd terapeudina, kui need inimesed, kes tahavad, kellega ma olen juba alustanud seda üks-ühele konsultatsiooni, siis juba mingisugune kuu aja pärast nad ütlevad, appi Maarika, kui hea, et sa andsid mulle need nipid, et ma ei tea, mis oleks praegu minust saanud. Et see mõju, mis sul on ju need loonud läbi enda nende teraapiate ja läbi enda tantsu ja läbi enda tantsukooli, et seda on näha, kuidas inimeste elu muutub nagu paremaks. Et see inimeste transformatsioon siis olgu see siis, kui nad retriidil on või siis, kui nad tantsukoolis on või siis keda siis nagu coach ida või juhendada, siis kui sa näed, et inimesed tekib silma sära ja nad on leidnud oma mingisuguse stiili, kuidas siis nagu elus edasi minna või mis neid nagu kõnetab. Sest nii oluline on see ehedus, et sa oled nagu, et sa leiad iseennast ja sa julged olla sina ise täpselt see, kes sa oled. Absoluutselt. Nii lahe, kui ma sind, Maarika, vaatan, siis mulle tundub küll, et sina oled täpselt see, kes sa tahad olla ja täpselt selline sina ise ja nii särav ja nii äge. Aitäh, Maarika, sulle. Mis sa ütleksid lõpetuseks meie ettevõtjatest emadele, kui sa saad neile jätta sellise ühe mõttekese? Ütleks selle mõtte. Sa ei saa muuta seda, mis on olnud. Sa saad muuta seda, mis tuleb. Olgu see siis tervis, ettevõtmine, emaks olemine. Et kõik see, mis oli, las olla, aga see, mis tuleb, satsa selle peale. Väga lahe.
et muudame seda, mis tuleb ja ja teeme rahu sellega, mis on olnud. väga tore. aitäh, Marika, tõesti sellise ausa ja siira ja ägeda ja inspireeriva vestluse eest ja ma ütleks kuulajatele, et kui sa leidsid siit vähemalt ühe mõtte, siis kasuta seda mõtet ja hoia seda mõtet meeles ja hoia seda meeles, et 1 minut kasvõi päevas, isegi kui sul ei ole 5 minutit, sa tunned, siis alusta sellest 1 minutist, nagu ei pea alustama sellest 20, 20, 20, alusta siis 4, 4, 4 on ju. Lihtsalt alusta sellest hingamisest, et isegi kui sa 1 kord päevas hingad, siis sa teed juba endale nii palju head ja kui sa suudad veel iga kord hingata sügavalt ja teha selle hingamise läbi 1 minut, kui sa käid WC-s näiteks, et siis sinu keha ja tervis ja pere tegelikult ja kindlasti ka su ettevõte ütleb sulle suur aitäh. ja jaga seda podcast'i ka vähemasti ühe sõbrannaga, kellele sa näed, et tema võiks siit saada vähemasti ühe hea mõtte ning kui sa veel ei ole, siis liitu ka meie ettevõtjatest emade kogukonnaga ja kogu info leiad inspiremomstolead.ee. Marika, kust sinu kohta infot leiab? minul on 2 kodulehekülge, mul on siis Eesti lehekülg, mille nimi on marikas.ee Ühe A-ga siis ja täpsustan. ühe A-ga jah, Marikas siis võib-olla öeldakse Marikas. Rootsi oma on ka marikas.se ja mul on siis Instagram Marika Hanson ja Facebook ka Marika Hanson, et sealt leiab ülesse. aga jah, marikas.ee, et seal on siis minu see Eesti kodulehekülg, mida ma siis hakkan nüüd uuesti edasi arendama, mis sai siis valmis, kui see naise tervise raamat ilmus ja selleks ma ajaks. julgustaks kõiki minema ja vaatama, sest minu arust see kodulehekülg on juba nii ilus ja nii stiilne ja nii äge. nii et kindlasti saab sealt palju juba inspiratsiooni, et mulle väga meeldib sinu kodulehekülg. Aitäh! nii tore. Ja kui keegi tahab tulla Indiasse kaasa, siis seal koduleheküljel on minu meiliaadressid ja kõik olemas, siis võib juba praegu ette teada anda, siis nii kui meil kõik see programm valmis on, siis me paneme, siis me saame välja saata. Või kui keegi tunneb, et tahab oma elustiili muuta ja tal on nagu mingisugused väiksed mured, siis enestervendusterapeudina siis me anname me nõu nagu terviklikult, mis siis oleks vaja nagu mis on nagu see esimene asi, millega peaks alustama, et see on ka oluline, et mõnikord me alustame mingist valest otsast. Nagu mul, kordan veel kord, nagu minul ütles endokrinoloog Marika, sinu puhul on kõigepealt vaja nüüd maha võtta see stress, siis hakkad sa alles tervenema. nii et oluline on see, et teeme õigeid asju õiges järjekorras ka ja siis on kasu kõige suurem. nii et nagu ma aru saan, need retriidid alati müüvad ennast välja, nii et kellel on huvi, siis pange ennast varakult kirja ja saate täpsema info, et võib-olla on just see, mida sina vajad, et võtta endale see aeg, millest Marika rääkis. aitäh sulle, armas Marika, ma olen nii tänulik, et sa leidsid meile aega tänasesse hommikusse ja et sa tulid ja jagasid. ja kindlasti väga paljud said siit nii palju inspiratsiooni. mina igal juhul sain väga-väga palju inspiratsiooni, nagu alati, kui ma sind näen, kui ma sinuga kohtun ja kindlasti integreerin enda igapäevarituaalidesse nüüd hoolikamalt hingamist. aitäh sulle, armas Marika. Aitäh, Annika. tšau. Tšau.